nii pikk on võitlejal tee kauge kodu poole minna, kuid musta mure taeval, kui raske ka ei oleks tal. Ta jõuab sinna. Täna on justkui püha päev. Täna ongi pühapäev. Ma olen seda päeva oodanud kah nagu pühapäeva. Mängufilm Inimesed sõdurisinelis jõuab kinodesse 1968. aasta südasuvel. Teise maailmasõja lõppemisest on möödas üks inimpõlv. Sõjast osa võtnud mehed on sellal kuldses keskeas. Film meenutab noorusaega nii meestele endile kui ka nende lastele ja lastelastele. Kinostuudio tegi selle ettepaneku ja minu teada esimese, ma ei teagi, mis põhjus oli, jäi ta nagu seisma. Ma sest mingit probleemi ei teinud ja vahepeal jõuti teha valmis Lapetevuse film. Kromonov tegi Lapetevuse filmi. Pärast Lapetevust tehti ettepanek Jüri Müüri poolt, et nüüd teeme Enn Kalmu. Küll oli tegemist, et Enn Kalmu stsenaarium läbi läheks. Need on kauged, hallid rajad. Paul Kuusbergi romaani Enn Kalmu 2 mina tähelepanu keskmes on peamiselt ühe noore Eesti mehe siseheitlused rindele saatmise eel ning lahinguteedel. Aga mängufilmis võetakse vaatluse alla ka Enn Kalmu saatuse kaaslased. Kuusbergil oli Enn Kalmu muundumine, 2 mina ütleb iseendast, siis Jüri taipas kohe, et sellega kaugele ei sõida, see psühholoogiline kanva ei kanna filmi. Ja tema lülitas koos Remmelga muidugi filmi ümber ühe laskur jao filmiks. Teed stsenaariumi, kirjanduslikud stsenaariumi. Kui loed režissööri stsenaariumi, siis sa vaatad, nagu sa tegid ühe eringa, režissöör on kõik liha eringa pealt ära koorinud, on saba, on see selgroogia. Aga kui film valmis saab, siis sa näed, et suurepäraselt on. Inimesed sõdurisinelis on ainuke Eestis tehtud kunstiline film, mis kujutab teise maailmasõja lahingutest osa võtnute võitlusteed. Davai. Polnud ju ennem tehtud ühtegi filmi, kus olid laskurkorpus või eestlased Isamaasõjas nii siin kui sealpool. Ja kui paljud üldse teadsid sellest, et osa võitles ka teisel pool ja osa siinpool ja kuidas nad sattusid sinna üldse. Ega siin polnud meestel endal suurt valikut ju, kuhu ta sattus. Mis kurat see oli? Seal oli ikkagi väga puhtalt aetud ühte asja. See oli see Eesti laskurkorpuse kogu see käekäik, kuidas nad algul visati sinna kotlasesse, metsadesse, ei olnud nagu usaldust veel nende vastu, kuidas neid seal hoiti ja siis see rindele minek, see rõõm, eks ole. Väike nagu mälestusmärk korpuse sõduritele ja ka Eesti rahvale tollest ajast ja sellest samast situatsioonist. Satuvad kahele poole rinnet venna vastu. Isa, poja, poeg, isa vastu. Tähendab Eesti rahva tragöödia. Lase! Tõuse püsti! Eestlane! Mine! Nii Paul Kuusbergi romaan kui ka Jüri Müüri film on oma aja kohta julgelt ausad. Stuudios Tallinn film töötab selle filmi valmimise ajal nii hästi Nõukogude armee kui ka Saksa mundrit kandnud inimesi. Jüri teadupärast oli Saksa lennuväe abiteenistuses 15,5-aastase poisina. Luftwaffenhelfer
aga peatoimetaja Lembi Tremmelgas minu andmetel oli Nõukogude armee vastuluures Merši major. Remmelgas pidi teadma, et Jüri Müür oli teisel pool olnud, aga üheski dokumendis, mis sellesse filmi puuti ja üldse Jüri eluloolistes dokumentides, seda vastuolu kordagi ei tooda esile. Kui sa rindelt kavatsed prääma panna, saad kuuli. Minu käest saad kuuli. Enamikul osatäitjatest on Inimesed sõdurisinelis esimene kokkupuude filmitööga. Kõik tegelaskujud olid kuidagi erinevad ja see oli hea. Kalmu mõttemaailm oli nagu minule väga lähedane, tema tundemaailm samuti maailmavaade, seesama kahtlused ja tõrksus, mis oli Kalmul, siis need on ka minule omased. Laske mind kas või maha. Ruudiga me olime koos ühel kurvel. Kes teist tunneb lähemalt punaväelast Kalmu? Teda iseloomustab see kõige rohkem minu arust, et ta alati läheb põhjani. Räägitakse, et territoriaalkorpusest olevat paljud üle jooksnud. Puha jutud. Meie pataljonist ei jooksnud keegi. See leitnant Aava, keda mina mängisin, ta on täiesti hall kuju, kas teda seal on või ei ole teda selles filmis. Aga noorele näitlejal oli see muidugi suur asi, et sai filmi. Filmi, see oli ju ikka näitlejate unistus saada filmi. Roll ei ole väga suur, mingi kummaline mees, selgus hiljem, et tal on ka perekond, 2 last ja ilmselt tema hobiks oli siis pritsida selliseid ladinakeelseid sententse, mille kohta Tääger, Heino Raudsik, sai jälle äsada ära mulle, et mis asja selle pobised. Teen pormutantur, et nos muutamurin illes. Kuule, mis sa seal nõiud? Ei midagi halba. Jüri Müürile ma ütlesin, kui ma olin juba paar päeva võtteid teinud ja läksin ta juurde, ütlesin, et tead, ma mõtlesin välja karakteri sellele Agurile. Ja. Tead, tal jalad kogu aeg higistavad. Jüri vaatab mulle otsa ja siis sai aru, et ma tegin nalja. No kuidas sa seda seal väljendud või kuidas see väljendub filmis, et jalad higistavad kogu aeg? Какая там работа, если приказ? Kurra. Prikaas. Tööd ei lase teha. Lavakooli tudengite kõrval on ekraanil ka juba tuntud filminäod. Leonard Mersin Vanemuisest ja Heino Raudsik Ugala teatrist. Ma vaatasin Suu Ammuli, kuidas nad tegid oma tööd kadedusega. Tollel ei olnud sellist terminoloogiat. Raudsik oli täht, eks ole. Minu arvates üks kõige jõulisemaid natuure Eesti teatri ajaloos üldse. Jõuline selles mõttes nii hingejõud kui ka füüsiliselt jõud. Ürgne Anne ja ürgne mees. Mul on mehe tunne jälle rinnas. 2 utsinat ja siis tavai fritsudele säru andma. Ja eks ta oli paras despoot ka tervele filmigrupile seal, eks ole. Väga palju ju tema pilli järgi tantsitud, sest ta oli vahel ikka audis kah oma nõrkuste pärast. Raudsik oli ööd läbi karteris ja hommikul me võtsime karterist 2 mehe ja läksin filmile tööle. Aga muuseas, Raudsik oli sellega ise väga nõus. Et mul on niivõrd nõrk iseloom, mul on 2 nõrkust, mul on nõrkus viin ja naised. Ja selle tõttu on raske tööd teha, aga tegime filmi ära ja Raudsik tõi suurepärase rolli läks. Ma olin vist vahepeal surnud. Inimesed sõdurisinelis on Jüri Müüri 4. mängufilm. Aga ega ta näitlejad suurt ei aitanud. Näitlejad suurt ei aitanud, näiteks Mersiniga, mul olid seal Mersiniga mõningad ühised episoodid olid, eks ole. Mersin aitas palju rohkem, eks ole, kui Jüri. Mina pidin ette valmistama näitlejad. Teatud näitlejate stseenid, suures plaanis, keskmis plaanis, üldplaanid ja siis need näitlejad, need tekstid paika panema ja siis psühholoogia paika panema ja valmisin ette niisuguse musta töö tegin ära ja siis
teine päev tuli Jüri ja siis filmis selle loo. Ta ei ajanud udujuttu ja see oli väga hea juba iseenesest. Ja ta palju ei rääkinud ja kui ütles siis midagi konkreetselt ja ega tal ei olnud kogemust näitlejatega tööks ja seda ta tunnistas isegi. Ta oli väga otsekohene ja aus. Täis aus mees. Ta ei sällinud slikerdamist. Ta oli hea režissöör Müür ülesehituses ja töö planeerimises ja kõik. Näiteks ikkagi Allaberdi Rootsi suured plaanid ja see kõik näitab, et ta siiski oli siiski võimeline näitlejad sedavõrd häälestama, et see selline resultaat kätte saada. Ja see, mis toimus platsil, see oli ilmselt see, mis on tema maailm. Ta nagu ujus kalavees selles. Relvad, muldonnid, lahinguepisoodid, laskmine, mürsud. Talle meeldis ohvitser olla. Eriti vahva oli seda jälgida siis, kui on see suur Emajõe forsseerimise kaadri, see ettevalmistus. Tapalt oli sõjamehed kohale toodud sinna mingi 200 sõdurit massovkat ja seda valmistati vist nädal ette. Kaevati neid lõhkekehasid sinna maa sisse ja siis Jüril oli floomastritega maastiku peale kõik need asjad ära tähistatud. See oli tõesti nagu tõeline mingisugune lahinguskeem ja siis tal oli see välitasku, ohvitseri välitasku rippus raketipüss, tal oli kabuuriga ja siis kuidas ta selle märgi andis ja kui siis kõige selle peale tuli lihtsalt ainult üks pss. Sest et need lõhkelaegud olid seal ära vettinud ja kõike tuli tegelikult otsast peale alata ja siis kui pettunud ja kui õnnetu, siis ta tõesti oli nagu Napoleon võib-olla Waterloo lahingu järel. Kusjuures ta oli ju teinud endale selle künka, mille otsas ta istus kõik. Talle meeldisid need asjad. Ta siiralt, talle meeldisid need asjad. Ühes tuulis ma eksisin, jooksin just selle lahingu peale, muidugi mitte otse, võib-olla oleks jalgadest ilma jäänud või jalast, aga kusagil meeter või 1,5 kõrvale ja see plahvatus käis, muidugi lendasid paar meetrit õhku ja paar meetrit kaugemale, aga kohe lumi, mitte midagi juhtunud minuga, raputasin ja kõik läks edasi. Sõjast osa võtnud meeste jaoks on Jüri Müüri filmi võtteplats omamoodi mälestuste polügoon. Sinna kogunesid ju ka, filmiväliselt kogunesid ju ka Saksa sõjaveteranid. Ja siis olid laskurkorpuse sõjaveteranid ja siis seal pidi päris löömaks minema. Sest ühel oli ühtemoodi arusaamine, teisel oli teistmoodi arusaamine. Ja peale selle oli veel filmi või see kunstitõde, eks ole, mida Jüri Müür, eks ole, taotles. Nii et seal oli paras segadus. See oli üks periood tollases Nõukogude kinos, kus see, et nüüd räägime sõjast ausalt. Ma ju rääkisin sulle. Poisid, tulge üle, saate kõhud täis ja jõuluks koju. Kuuled, lähme. Pääseme siit põrgust. Olgu öeldud, et kui Eesti territoriaalkorpus, see tähendab, et Eesti Vabariigi sõjaväe baasil loodud Nõukogude territoriaalkorpus taganes 1941. aastal, siis taganemise ajal läks üle või andis ennast sakslastele vangi 5000 eestlast. Ja Velike Lukial detsembri lahingutes 22-24 detsember 1942 langes vangi või jooksis üle veel 2000 eestlast. Ja nüüd keegi Nõukogude režissöör Jüri Müür, kes on olnud Luftwaffes, hakkab filmi tegema, püüdes sellest asjast peaaegu et vaikida. Ja ausa inimesed ei suuda vaikida. Ja ka asjaosalised toimetuskolleegiumist teatavad, et saavad ju aru, et see asi nüüd maha matta on hästi mäda. Ja nüüd tekib täiesti ainulaadne situatsioon, kus
Eesti pool, antud juhul ka Eesti Keskkomitee, partei Keskkomitee, tuleb Jüri taha, kui Moskva kinokomitee hakkab nõudma uskumatuid parandusi. Kinokomitee korraldusel pannakse Jüri Müüri filmitud materjal mitmeks kuuks seisma. Välja kästakse võtta stseene nii tööpataljoni ajast kui ka lahingute perioodist. Nõutakse stsenaariumi ümbertöötamist ja lisavõtteid. Kogu loo raamina kästakse kasutada kaadreid Tehumardi monumendi avamisest Saaremaal. Seepeale nõuab endine rindemees, filmitoimetaja Lembit Remmelgas, et tema nimi tiitritest välja jäetakse. Pärast seda ei tahtnud enam kinoga tegemist teha. Mitte kohalike inimeste pärast, Tallinna kinostuudio töötajate pärast või meie kinokomitee pärast. Aga et kuna siin käis ta kõik, kinnitamine toimus Moskvas. Selle pika pausi järel ilmuvad siis juurdevõtted, mis on pentsikud, lollakad. Üks neist on see, mida filmivaataja kohe leiab. Ruth Sallapert, siis Enn Kalm on haavatuna palatis ja nagu sonib, et mina ei ole reetur, mina olen aus eestlane või mis ta seal ütleb. See on nii halvasti mängitud, et mul on niisugune tunne, Ruts ei vastanud mulle, kui tõest küsisin, et kas sa tegid meelega nii halvasti või mängis Jüri meelega 2 vinti üle võlli, et kõik saaksid aru, et see on vale. Ma ei ole reetur. Ma olen aus eestlane. Krimmiga oli üle paisutatud ja ma ise oleksin võinud napim olla, et seal ma kuskilgi elasin niivõrd sisse, et nii sant on olla ja haige ja kõik ja ma võib-olla natukene mängisin seal üle. Jauno, poiss, ei tea. No, viimati võeti noori lennuväe abiteenistusse. Seda sa oleksid võinud küll oma teada jätta. See on Jüri ainus ja ülimalt ettevaatlik vihje oma noorusele. Üks ainus kord. Ja ülejäänud osas ta teab, et ta on niivõrd libedal jääl, et see on mõistetav. Räägitakse, et teisel kaldal on eestlased. Parem kui oleksid sakslased. Fašist on fašist. Palju neid fašiste seal on? Suuremega on vägisi mandrisse topitud. Parem kui oleksid ainult sakslased. Meie olime ikka kõik ajasime oma arvates ikka Eesti asja. Aga mis sealt välja tuli, kas ikka Eesti asi ei olnud tänapäeva mõistes. Aga ta ikkagi nagu täitis oma ülesande ära vähemalt ainus, mis on tehtud üldse sellest ajast siin Tallinn filmis. Ja Tegelikult vist Sinelid oligi ta kõige parem film. Kõiges kompleksis, kui võtta nüüd üldse kõige õnnestunum film oli. Filmi arvustajad, ennekõike kirjanduskriitik Olev Jõgi, nooruke filosoof Ülo Matjus ning teatri- ja filmikriitik Valdeko Dobro annavad Jüri Müüri sõjaekraniseeringule üsna reserveeritud hinnangu. Ralf Parve sõnadele loodud Eino Tambergi laul Kaugest kodust, filmist Inimesed sõdurisinelis, on populaarne rivilaul ka tänastele Eesti sõduritele. Nii pikk on võitlejal te kauge kodu poole minna, kuid musta mure taeval, kui raske ka ei oleks tal. Ta jõuab sinna.